Tere jälle, hea vaataja! Veel üks tarbi paigaldamise video. Seekord siis juba selline tarbi nii-öelda paigaldamise lahendus, mis hakkab rohkem telki meenutama. Et taaskord kahe puu vahele pandud siis köis, ära pingutatud, mille külge siis on tarp riputatud tarbi aasadega, et tarbi enda kangast mitte liiga nagu pingestada, ja ühelt poolt on siis nii-öelda seal kaugemal puuküljes on ta siis ära fikseeritud nagu kindlalt paika, ja siinpool otsas on mul siis jälle taas tehtud selline sõlm, mis poob ennast nii-öelda pinge all ise kinni jämedama nöörijupi külge, ja vajadusel, kui nüüd ütleme see puupulk ära võtta ja lõdvemaks lasta, siis saab nii-öelda kas pinget tõsta või siis lõdvemaks lasta, ühesõnaga see on liigutatav. Ja see on nüüd, kasutan ma siis tarpi 3 korda 4,5 meetrit tiidi oma, ja see on nüüd selles mõttes niisugune nagu hea suur tunneltelk, et see on paras nüüd ööbimiseks 2 inimesele, et siitpoolt on mul praegu jäetud nii-öelda uks lahti, kinnitasin siis selle ukse nööriga ja puupulgaga siis selle kandva köie külge. Lebomatt on üks sisse visatud, nagu näete, siis teine mahub ka siia vabalt veel kõrvale ja jääb külgedele veel ruumigi, ja on selline mõnusalt avar, vabalt saab sees istudes riietuda. No ja kui on väga häda käes, siis saab nagu neid praegu nii-öelda siia sisse poole kinnitatud nii-öelda uksi, nimetame tinglikult, natukene siis nii-öelda rohkem avaramalt panna, et oleks võimalus näiteks siin istuda ja priimuse peal süüa teha nagu ühel pool otsas. Et see nüüd on selline juba külmema hooaja puhul niisugune päris mõnus ja üsna kergesti paigaldatav lahendus. Et noh, kui ma nüüd näiteks võrdlen, on ju, et kas seda on võimalik kiiremini üles panna kui mõnda 2 inimese telki, 2-kohalist. Noh, ma ütleks, et kiiremini kindlasti mitte, aga noh, ütleme, et see aeg on enam-vähem sama, kui oled juba harjutanud ja tead, kuidas teha, et ei ole probleemi. Aga mis on pluss, on see, et number 1, telk reeglina kaalub umbes 2 korda sama palju kui see tarp. Noh, ütleme, et jah, võib-olla telgis on niisuguse tormise, tuulise ilmaga natukene nagu parem sees ööbida, eriti kui temperatuur on madalam, et see, ütleme, võib-olla nii head soojapidavust ei taga kui telk, aga ütleme, et kaalu optimeerimise seisukohalt ei ole see üldse paha. Nii, siin on mul praegu jäetud nagu selline õhuvahe, et seda saaks nagu veel rohkem koomale tõmmata või üldse isegi täiesti kinni panna, nii et materjal omavahel kattuks. Aga noh, sellest ma teen kunagi eraldi video, mismoodi seda teha. Aga miks see mul niimoodi jäetud on, sellel on ka oma põhjus, et kuna enamus telkidel on ikkagi disainitud nii-öelda ventilatsioon, siis sellisel ise tehtud varjualusel tarbist peab selle ventilatsiooniga ise tekitama, ja kui nüüd 2 pool on nii-öelda sellised vahed sees, et jah, ühtpidi nagu soojust läheb kaduma, aga teistpidi on, kui siin 2 sees olla ja näiteks kas või priimuse peal vett keeta, tekib aur, et siis sellise nii-öelda sundventilatsiooni puhul vähemalt ei teki sisse niisugust kondensaati, mis nii-öelda piiskadena koguneb sisekülgedele, ja kui te vastu puutute, võite märjaks saada. Et siit käib nagu õhk läbi ja see varjualune tegelikult ventileerub põhimõtteliselt noh, sama hästi või isegi natuke paremini kui telk, näiteks tunneltelk. Aga see on nüüd natukene niisugune noh, põhjalikum varjualune, mida mina olen isiklikult ka päris korduvalt kasutanud talvistes tingimustes, ja no see maitse asi, selle üle võib alati vaielda, mina ei ütle, et maitse üle ei vaielda, vaieldakse ikka, kui vaja on.
aga minu jaoks on näiteks selline tarbi laotus varjualusena versus siis näiteks 2 inimese tunneltelk, siis ma pigem eelistaksin seda tarbi varianti, et on kergem kaasas tassida ja tarp võimaldab nii-öelda, kes oskab neid varjualuse tüüpe erinevaid nagu teha, lihtsalt võimaldab rohkem erinevaid selliseid võimalusi vastavalt vajadusele ja olukorrale. Nii et siis selline lahendus. Aga mis siis ikka, loodan, et teile meeldis ja ostke omale tarp ja, või kui teil on, siis minge loodusesse ja harjutage varjualuseid erinevaid nendest teha. Seniks kõike head!